Tervist, kallikesed, teie kõik, kes te siin kanalit jälgite, teie ka tellijad ja teie klubi liikmed, suur tänu teile usalduse eest. meil on täna väga vahva naine, Eve. Tšau, Eve. Tšau. Ja enne kui ma annan jällegi temale siis puldi või siis mikrofoni, siis tahan teile rääkida vahvast Evest. Te kindlasti mäletate seda minu metsajalutuskäiku siin vist suvel, kus ma suure suuga ütlesin, et kes tahab minuga koostööd teha, võtke minuga ühendust, pa. Tulid meilid ja muidugi, kes nendele ei jõudnud vastata, olin mina. Ja siis jälle ma tegin mingi video, et palun võtke ikkagi sitkelt minuga ühendust ja Eve oli siis see naine, kes väga sitkelt no kas nüüd nii väga sitkelt, tegelikult ta teinekord ka veel kirjutas ja ma mõtlesin, et ohoh, nüüd oli väike häbihetk, et nüüd ma vastan. Ja aitäh sulle, Eve, et kirjutasid mulle ja siin me nüüd oleme. Ja Eve on väga huvitav inimene selles suhtes, et me nüüd rääkisime temaga pea pool tundi, saime esimest korda tuttavaks. Ja enne kui ma nüüd alustan, ütlen praegu edukuse koodi ja hakkan seda edukuse koodi temaga nüüd siduma. edukuse kood ei tähenda ainult seda, et seal on kõik vau ja kõik plussid, et igal numbril, mis nüüd tulenebki siis sünnipäevast 6 aastast, seal on ka omad miinuspooled, nii et me juba Evega saime neidki põgusalt läbi käidud, aga hakkan siis siduma neid, et Eve kood on 87287. vaadake, kui huvitav, et selline 8 ja 7 kaks korda. nii, aga Evekene, räägi, kes sa oled ja millega sina tegeled meile kõigile. Mina olen perekonstellöör ja tegelen sellega nagu rohkem Tartus. Aga ma käin ka sinna, kus mind kutsutakse. Teen ka online'is konstellatsioone. Ja niimoodi aitan inimesi. kuidas sa selleni jõudsid üldse sinna konstellatsioonile, et miks konstellatsioon ja kas tahad põgusalt rääkida, millega sa enne seda tegelesid, kuidas see teekond on kulgenud? Mind on kogu aeg nagu vaimsus huvitanud. Ja kui enda elu oli selline suht nagu keeruline, et ma ei saanud nagu aru, miks toimuvad nagu vahepeal halbu asju rohkem kui häid asju, siis ma üritasin kogu aeg tasakaalu kuskilt saada. Ja siis ma käisin ka igasugustel vaimsetel kursustel. Noh, need mind nagu aitasid ja mõned olid ka väga huvitavad, aga mul ei tekkinud sellega nagu mingit pidet. Mm. Ja siis ma isegi ei mäleta, kuskohast see konstellatsiooni teema sisse tuli. Aga läbi Maire Taska ma jõudsin konstellatsioonikooli. Ja kui ma seda konstellatsiooni lähemalt hakkasin nagu tundma õppima, siis mulle hakkas ta nagu meeldima, sest ma sain oma probleemidele lahendusi. Mm. Ja see oli siis selline nagu vau-efekt, et lõpuks ometi vabadus. Aga see oli selline hetkeline rõõm, et tegelikult pärast ma pidin ikkagi vaatama, et sealt suguvõsasüsteemist tuli veel ja veel asju, millega oli vaja tegeleda ja need ühtisid minuga. Mm. Et mind lükati nagu vaatama neid asju, mis seal on toimunud. Ja kui ma seal enda jaoks mingi asja ära lahendasin, siis muutus minu elu ka. Mm-hmm. Ja nagu kõige tähtsam selle asja juures on, et ma olen ise nagu tervemaks saanud. Ma just ennem rääkisin, et ma lasin endale sünnikaardi teha ja vaatasin, et oi, siin on nii tore, nii nagu see rahakoodki 8 ja 7 ja nii edasi, kõik on väga head numbrid, on ju. Ja mõtlesin ka, et siin on nii positiivne, muidugi negatiivsust oli ka, seda ma üldse ei vaadanud. Kõik on ju hästi. Ja siis, kui sind elus ikkagi lükatakse selle negatiivsuse poole ka, et sa ei saa seda positiivsust, kui sa ei ole negatiivsust ära lahendanud. Mm-hmm. Ja Ja siis ma olen siiamaani seda jätkanud nii iseendaga tegelemist kui siis inimestega. Ja mul on nagu hea meel, kui kliendid võtavad nagu seda asja tõsiselt ja kui nad endaga tööd teevad, et kui head tulemused tulevad. Aga mõned on ka mõtlenud niimoodi, et ma teen selle ühe töö ära ja siis on nagu elu lill. Ei ole, vaata oma süsteemi, kas sealt tulevad lillekimp kohe. mm-hmm. Et see nõuabki iseendaga tööd tegemist. Mm-hmm. Aga sa läksid sellele teele sellepärast, et ennast pigem aidata. Saan ma õigesti? Algusest ikka ennast ja nüüd ma nägin, et oi, see on nii tore ja vaja teisi ka aidata.
okei, aga kuidas sa selles suhtes nagu edasi tahtsin vahepeal ütelda, et see numbrite seda analüüsi siis Eve ei ole minu käest tellinud, et ta on seda kuskilt ammu ja siis tähelepanekuid just teinud, et vaatas neid positiivseid pooli ja siis sa ütlesidki minu meelest nii kihvtilt, enne kui me siin salvestama hakkasime, et ei tundnud ennast kõikides positiivsetes asjades ära, et nii nagu kui ma nüüd õigesti aru sain, et aga Ja paikapidavus ta et ikkagi. üldiselt, kui sul on seal nagu emotsioonid katki, ütleme raha teemadel ja siis sulle antakse see suur raha, mida sa oled nii ihaldanud ja siis see kaob sul niimoodi käest ära, et sa ei saa arugi, et sul see suur raha oli. Sa lihtsalt ei võta seda vastu. Sul ei ole seda kohta, Mhm. sest hirmud on suuremad, kui asi väärt on. See on nii huvitav, su koodis on näiteks 2 × 8, mida ma ütlen alati, et see on nagu raha ja karma number. Siin väga hästi tuleb praeguse jutust välja. Number 8 tõmbavad ligi raha väga hästi, nad on nagu magnetid neile, aga siin ongi nagu see, ütleme see sõna karma, eks ju, sa ei oska temaga ümber käia ja tegelikult kaheksate, mis kõige suurem ülesanne üleüldse on, nende raha tuleb siis, kui nad aitavad teisi inimesi nagu vaimselt läbi oma õpetuste, no kas vaimselt või mitte, aga läbi oma õpetuste nagu edukaks saama. Number 8 on see lugu, et kui on 8 seal, sa oled veel sündinud ka 8. päev, ehk siis tegelikult raha armastab neid, aga nad peavad justkui olema vahe tugipunktiks teisi inimesi aidata nagu ülesse, noh, paremasse nagu tasandisse, see, mida sa praegu näiteks läbi konstellatsioonide väga edukalt teed. et vaata, kui selles suhtes ikkagi pikk teekond on nagu sinna, et sa saad aru lõpuks nagu, mis see sinu koht on, mida sa tegema pead, et tegelikult ma arvan, nii sina kui mina, me oleme kõik olnud sellised lihtsalt töötegijad, kes ajavad lihtsalt oma tunnitasu taga ja siis kuutasu ja siis lõpuks saad selle portsu kätte, maksad arved ära ja mõtled, et oh-oh, et kuidas nüüd edasi. aga üldse ei mõtle, et no need etapid oma elus läbi käia, aga tegelikult on võimalusi nii palju veel hoopis erinevaid, kuidas nagu sellele läheneda, sest mul on ka 1 × 8 selles edukuse koodis ja samas see, et sul on 2 7, kui sa ütlesid, et sa oled õppinud seda ja vaimsuse mingeid teemasid siit ja sealt ja lõpuks leidsid selle konstellatsiooni, et aga 7 tähendab ka seda, et aeg-ajalt tuleb nagu täielik apaatia, midagi ei viitsi teha, ei leia seda nagu oma kohta, siis näed, noogutad, ma annan kohe mikrofoni sulle ja siis, kuna sul on, noh, mul on edukuse koodis 3 7 näiteks, ma tean väga Veel hästi parem. seda laiskuse perioodi, vaatad seebikaid ja jood Coca-Colat, no ma ei ole Coca-Cola mees eriti, aga ikka vahest. noh, saad aru, selline täiesti mõttetu elu kulutamine ja siis näiteks 7 viitab ka sellele, et sa oled vahetanud arvatavasti ka elukohtasid suht palju. et räägi meile natuke seda nüüd, kuidas sa ise tunnetad neid õppimisi ja laiskusperioode ja kuidas endast nagu siis ikkagi üle astuda ja sellest laiskusest nagu võitu saada, kui need perioodid on tulnud. et mis sellised asjad nagu, kuhu sa praegu oled jõudnud, kuidas see sind on aidanud? See praegu niimoodi tagasi vaadates mõtled, et nii pidi nagu olema. Aga mul on olnud küll selliseid asju, et nii lihtne on olla seal või kui lihtne see palgatööl ka olla on, eks ju, et sa pead oma töö ära tegema. Jah, ma võin seal nii kaua olla, kui see mulle mingit entusiasmi annab, et ma teen seda sellepärast, tollepärast, siis mul see energia jookseb. Aga kui ma lõpuks jõuan sinna kohta, et mida ma teen, et mulle ei sobi see üldse, ma ei taha seda teha, ainult palga pärast. Okei, istun veel, teen. Aga lõpuks viib sellisesse kohta, et nagu vajub täiesti ära. See ei anna sulle energiat ju. Et see töö tegemine on ka, et kui sa teed seda tööd, mis sulle meeldib, sa saad energiat ka vastu. Kui sa teed seda tööd, mis sulle ei meeldi, siis see energia jookseb ju kõik tühja. Aga mingi stamp oli mul sees, et okei, ma teen seda tööd, ma teen seda tööd ja siis oli see koht, et ma lõpuks tundsin, et ma ei suuda nagu sunnitööline tööd teha, seda tööd, mis ma ei taha teha. Ja kuna mulle see konstellatsioonitöö tegelikult nagu meeldib, siis nagu enda perest on see suhtumine, sest ema on mul nagu rohkem materiaalne, et ta mingil määral seda vaimsust nagu võtab vastu, aga see on see,
mis noh, on, aga see oli ikka see. siis kui ma seda tööd nagu tegema hakkasin, siis ta ütles, et see ei ole ikka see töö, Eve, et sa võid seda ja teist, kolmandat teha, aga see ei ole see. Ma ütlesin, et okei. Ja siis, kui ma nagu emale mõtlesin, et ma tõestan seda, et noh, see on vajalik töö ja see aitab, siis ega seda ei võeta nagu ikkagi vastu, et ta hetkel ütleb ära, jah, noh, tee. Aga siis mul tuli ka see teema sisse, et kui ma oma süsteemi vaatasin, siis tegelikult ei suhtutud vaimsetesse asjadesse hästi. mm. Ja kui ma hakkasin seda nagu enda jaoks lahti mõtestama, tervendama, siis ümberringi suhtumised ka muutusid. Kas või emalgi. Nüüd ema ütleb, et Eve käib seal tööl, jah. No tore. Aga talle meeldiks ikkagi, kui ma teeks nagu midagi füüsilist, mitte füüsilist. No ta ütles, et nagu, et tee midagi raamatupidamist või midagi sellist. No õiget tööd tahab, et ema tahab, et sa teeksid õiget töö, mis. Jah, et see töö on selline, et seda nagu ei näe või noh, see ei ole nagu realistlik või reaalne. Aga jah, mida rohkem nagu süsteemis vaatan neid asju iseendas ja tervendad neid kohti, siis jah, nagu ümbrus sinu ümber muutub. Ja võetakse vastu ka, mida sa teed. Kindlasti. Huvitav on see, et näiteks 8 ja 7, kuna need on sul topelt siin, siis need viitavad ka sellele, et sa peaksid olema iseendale tööandja. Ja 7 ei armasta üldse, kui on selline rutiinne ja tead hommikust õhtuni selline töögraafiku alusel. 7 armastab väga sellist online tegevust või siis selline inimestega töö tegemist, aga see, et see on nagu projektipõhine, sa teed selle ära ja siis on vaheldus, selle teed ära, siis selle ja minu meelest nagu konstellatsioon selles suhtes on sul täiesti nagu priima, tahan ütelda nabakümpi, aga küll siin väga paljud saavad aru, mis see tähendab. nagu rusikas silmaauk, ütlevad eestlased. Ja. Ma sain ka aru. Ja see, mis sul näiteks number 2 siin keskel on ju, see ju viitab alati, ma ütlen, et edukuse koodis keskmine number viitab teie ametitele ja see on seotud väga vaimse asjaga, ehk siis sulle sobib see suurepäraselt, psühholoogia, teraapia, inimeste aitamine, nende selline nagu vaimne areng ja samas olla neile tugena. see on kõik see, mis praegu sobib, mina ütlen, et nagu kõige parem asi üldse, mida sa endale lubada saaksid. et aga see, et sa said ennast aidata, siis sealt hakkaski rulluma see energia arvatavasti, konstellatsioonist nüüd räägin, et sa said aru, et sul on infot nii palju, et see on nii hea tööriist, et sa tahaksid aidata veel inimesi. hakkas see niimoodi sul minema? Ja. Kuidas sa seda sammu tegid, sest ma tean, et meil näiteks vaatavad praegu väga paljud kanalil ka, kes nüüd on käinud konstellatsiooni õppimas. nüüd tundub, et nagu iga teine teeb konstellatsiooni praktiliselt. aga kuidas sinu teekond nagu sinna läks? kuidas sa tegid need esimesed sammud, vaata, kuhu ma praegu nagu viitan, on see, et me kõik, mitte kas kõik, ma ei saa ütelda, suur osa meist inimestest kardavad võtta seda esimest sammu, et hakata endast nüüd rääkima räägid siis see, et saad aru, jagama seda, mida sa teed ja hakata nagu oma teenust nagu justkui pakkuma. saad aru mu küsimusest, jah? No aga see ikkagi sõltub sinu sellisest emotsionaalsest tasemest tegelikult. Kui sul on seal ütleme, et sul on see suur tahtmine sees ja sa saad aru, et see on väga hea tööriist tegelikult, et ta aitab inimesi. Aga siin see koht, et julge rind on rasvane, paraku sa saad kõigepealt haavlid sinna sisse. ikka. Ja see on siis ka, kui sa nagu terve oled. Aga ikkagi emotsionaalne tase on siin nagu väga tähtis. aga kuidas sa jõudsid nii kaugele, et sa hakkasid nagu seda tööks tegema? ma sain aru, et sa emaga konsulteerisid, ema palju energiat ei andnud, aga ikkagi sa ju võitlesid iseendaga ju selle teekonnas ja see, et ma ikkagi tahan kaevuda sinna sügavusse. kuidas sa nüüd oled konstellöör, sa saad ütelda, et sa oled konstellöör, sul on isegi koduleht on ju, millest me varsti natuke rohkem räägime. aga see teekond sinnani oli ikkagi konarlik ja tasus proovida, nagu ma aru saan. Ja ta ei ole sugugi kerge olnud, sest on nagu vastasseise ja takistusi olnud, aga ikkagi ma pean läbi iseenda vaatama neid asju. See, mis väljastpoolt mulle näidatakse, no kas ta on parasjagu tore või halb.
kui see mind segab, siis jah, ma pean iseendasse vaatama oma emotsioonide, oma olukordadega süsteemis enda juures, nendega tegelema, et edasi minna. ehk siis nende konstellatsiooni tööriistadega sa kogu aeg vaatasid enda sisse ja kui tuli mingi ka kriitika või see haavel sinna hundi rinda, siis sa mitte ei lükanud pillid kotti, vaid ikkagi süvenesid iseendasse, aitasid ennast ja mõtlesid, et okei, oli, mis oli, edasi lähme nüüd, Eve. ja no siis kooli ajal ma ikkagi ju võtsin teiste konstellööride abi ka. Aga praegu on juba see koht, et eks ma ise leian need kitsaskohad üles, kus nad on ja tegelen sellega. Aga mul on õde ka nagu konstellatsioone õppinud ja ta ka, no ta otseselt inimestega nagu ei tee konstellatsioone, aga ta seal iseenda jaoks kasutab küll jah. Ja noh, räägime mõnikord asju läbi ja. Aga ema suhtes on see koht, et ega ma olen emast tahtnud kah noh, selles mõttes nagu mööda hiilida ja ma olen mõtlenud, et ma teen teistmoodi asju. Noh, nagu mina näen, aga siin ongi see koht, et jah, et ega ema need kitsaskohad tuleb ära õppida, mitte mööda hiilida, mitte üle lasta, mitte mida iganes selle ema, noh üldse see on nagu vanematega seotud. Kuidas... Ega isa ütles ka mulle, et mis asja, mis see mõni töö. Aga siis, kui midagi vahepeal nagu halvasti, siis ta ütles mulle niimoodi, et kuule Eve, miks need asjad siis nüüd niimoodi on, et sa kindlasti tead öelda. Ma ütlesin, no jah, alles ütlesid mulle, et see mõni töö. Yeah. Samas, kui mingid asjad tal nagu tundusid, et ei ole päris see, siis soovis ikkagi nagu arutamist ja tahtis kuskilt nagu mingit teavet saada, et miks need asjad on nii. Kuidas seda tehakse enda sees, seda tööd? Ma saan aru läbi selle konstellatsiooni, aga too kuidagi nagu mingi näide, et kui näiteks ma tahan, tead, ma praegu pean nagu päriselt ütlema, Eve, kõik see viimane lause, kõik see viimane, mida sa rääkisid emast, no mul isa on surnud, kui ma olin 5-aastane, aga see ema teema ka. No ma võin teile päriselt nagu ütelda, ega ma mõtlesin, kas ma ütlen seda või ütle. Mu ema nagu mitte üldse ei saanud aru, millega ma tegelen. Tema arvas, et ma tegelen musta maagiaga. Ja peale selle oli meil nagu siga palju riidusid, peale mille ma lihtsalt ulgusin nutta ja ma mõtlesin, et okei, sitta kah. Ma blokeerin ta lihtsalt ära oma Facebookist, et ta ei näeks üldse mu tegevusi. Ja päriselt ma tegin ka. Ma tean, et teie vaatate praegu, väga paljud vaatavad. Ei ole vaja guugeldada, kes mu ema on, aga mul läks päris kaua aega ja nüüd alles emaga 6 aega tagasi. Mul on emaga kõik väga hästi. Lihtsalt ma mõtlesin, teate, et vähem näeb, paremini magab. Mina ei käi konstellatsioonis, aga see on minu taba, minu meetod nagu teha neid asju. Ma tahan oma ema säästa. Meil on kõik väga tšiki-priki, aga ma saan aru, et ta armastab mind väga hästi ja omal moel. Ja siis 6 aega tagasi ta küsis ka minu käest või hakkas rääkima ääri-veeri, et noh, ma olen ikka kuulnud, millega sa tegeled. Päriselt või? No ja mis asi see on siis? Ja siis hakkas ka nõu küsima. Oi kurja, meil oli tuline jutuajamine, aga nüüd on meil kõik väga hästi, aga ikka plokki maha ma ei võta, sellepärast et ikka mida vähem magab, mida vähem näeb, seda paremini magab, et pole tal vaja näha, millega ma siin tegelen. Aga see oli nüüd minu näide, sellepärast et see sinu näide praegu täiesti tõstis mul vererõhu ülesse. Sa saad ju aru, et vaata, tegelikult konstellatsioonis on teil ju täpselt seesama asi, kliendid ju tulevad alati sulle kuidagi sind ju ka peegeldama, eks ju. Ma arvan, et see on nii. Sest mul väga paljud tulevad ka näiteks sünnikaardi, kellel ma teen suulist, siis ma vaatan, et täitsa lõpp nagu. Nüüd just lõpetasin ühe sünnikaarde, kus oli meil näiteks suhete kolmnurk, no täitsa copy-paste lihtsalt. Ja siis ma vaatan, okei, mida see praegu mulle tahab ütelda? Ma kuskil millegagi, kas nüüd ma olen väga võidu pool või millega ma väga kõvasti praegu eksin, nii et noh, saate aru küll, on ju, et aga see, et nüüd ma kukkusin lobisema, ma tahan tagasi tulla sinna, et näiteks kui ma tean, et väga paljudel on väljakutseid oma ema ja isaga. No see on tegelikult nagu reegel kohe, arvatavasti meil kõigil on see. Kuidas sina konstellöörina näiteks saad aidata? Ma tean, et on 2 versiooni, äkki on veel rohkemgi. Näiteks mina isiklikult olen selline tüüp, et ma ei taha, et minu ümber oleks palju inimesi. Kas sa saad teha niimoodi ka minuga seanssi, et ma olen täiesti üksinda? Ja ma teen individuaalseid konstellatsioone ka. Kuidas see välja? No, praegu nagu rohkem teengi neid, sest mulle meeldib see, sest ma saan nagu inimesega kontakti otseselt ja minu jaoks individuaalses nagu inimene
avaneb rohkem kui grupi omas, et grupi omas on ikkagi teiste inimeste ees, sa pead oma selle vastiku olukorra välja tooma ja sealt võib tulla ka seda, et sa ei olegi päris õige, et sul on seal teemasid taga ka, miks selline olukord on tekkinud ja noh, paljud ei taha seda nagu seal teiste ees arutada. aga noh, ega inimesi on seinast seina. mõned tahavadki suure üldsuse ees oma asju lahendada ja arutada ja see on ka okei okay. Mhm. Aga näiteks, kui ma nüüd tahaksin tulla su konsultatsioonile, et kas ma peaksin füüsiliselt tulema, et kui ma olen, elan kuidagi Soomes, et ma tean, et väga paljud jälgijad elavad ka siin meil, kus nad siin elavad, Indias ja Türgis ja Austraalias ja Ameerikas, et kas selleks peaks kohalegi kindlasti tulema või sa saad teha kuidagi ka Messengeri teel või ma ei tea, virtuaalselt. ja olen teinud küll, et online'is ka siis. Kuidas see toimub või kui, milleks valmistuma peab, kui pikaks seansiks, ütleme, kas 2 tundi, 3 tundi ja No üldiselt nad ikkagi niimoodi lähevad, et 2-3 tundi jah. et muidu on mul pandud sinna kodulehe peale 2 tundi, aga no kui töö läheb edasi, ma ei lõpeta ju seda 2 tunni pealt ära, vaid nii nagu ta selle energia seal laseb noh, lõppu panna jah. aga see peab käima siis, noh, see on väga rumal küsimus, mis ma nüüd küsin, aga selline täisusaldus peab olema, on ju, ja energiate tunnetamine teineteist, sina oskad nagu läbi ekraani ka tunnetada inimest, sest seal on nagu täiesti, ma arvan millegipärast, et energiate nagu vahetamine ja ja kõrval kuulad kogu aeg, mis ta räägib ja. ja seda küll jah, ja eks ma olen seda tööd nagu juba 8 aastat teinud, siis ma ikkagi inimesi juba tunnen sinna nagu sinna maski taha ka, et paljud tulevad ju maskiga, eks ju, mul on kõik nii hästi, mul on vanematega nii hästi ja siis tekib küsimus, et okei, aga sa tulid praegu. ja siis, kui nagu inimesega rääkima hakkad, siis ta hakkab rääkima, et noh, tegelikult ema ei lase elada, isa teeb seda, teist ja kolmandat ja me oleme täiskasvanud, eks ju. Mhm. Ja siis on see koht, et meil on mingid katkised teemad jäänud lapsepõlvest tervendamata, kus me jäämegi lapse kohale ja siis oleme me nagu selles praeguses maailmas ka lapse koha peal ja ajame täiskasvanud lapse asju. Mhm. just selle nagu noh jah, katkise emotsiooni kaudu ka jah. ma ei ole ise mitte ühelgi konstellatsioonil käinud. ja üks põhjuseks on võib-olla, ma isegi ei tea põhjuseks, aga ma arvan see, et ma olen selline tore nuttja, et kui ma sinna lähen, siis ma saan aru, et ma võib-olla ulun seal suure osa ajast ja kui ma läheksin, siis ma tahaks üksinda olla, et siin oli ka üks hologramm, sellise teenuse sain, et tegime siin Triinuga vastastikku need asjad ja ma mõtlesin, no ma mõnulen ära vaikselt seal niimoodi, lösutan mitte diivani peal, voodis ei olnud midagi, täiesti konkreetselt pidi koostööd tegema, mina pidin rääkima, tema küsis, juhatas seda ja siis lõpuks tönnisin nutte seal mingisugune, no rääkisin kõik ära ühesõnaga ja mõtlesin ka, et ma üldse ei mõelnud, et see on niimoodi, ma arvasin mingi chillin 1,5 tundi siin sinuga, lihtsalt kuulan, mida sa räägid ja vot tahan küsida, miks ma selle näite tõin. et kui inimene nüüd võtab sinuga personaalselt ühendust ja ta tahab seda, see eeldab ikkagi seda, et ta ei lösuta põlve üle teise põlve seal ja ei vaata lakke, aga siin on vaja totaalselt aru saada, et iseendaga sa tuledki nüüd tööd tegema ja sina oled lihtsalt see tööriist, kes juhendab seda ja jälgib mängu, eks ju. saan ma nii aru, sina ei tee ju inimese eest mitte midagi ära. ei jah, seda küll mitte, et ma ei saaks seal nagu midagi teha. kui ta ikka vastu ei võta, siis nii on, et noh, midagi ta ikkagi seal saab, aga noh, kui need inimesed tulevad sinna, et ühe sellise konstellatsiooniga tema elu korda teha, pudrumäed liikuma panna, piimajao jooksma panna, siis see paraku päris nii ei ole jah. et tuleb ikka iseendasse vaadata ja tööd kaasa teha. Siis kas sa teed seal Tartus neid konstellatsioone ka koha peal kuskil, et ma saan aru, et kõige parem on ikkagi koha peale tulla, eks ju? ja Tartus teen jah, jah, kus kohas sa teed seda? Aleksandri 6. Mis koht see on selline? ma ei tea Tartust midagi eriti. see on seal bussijaama lähedal.
no bussijaamast on kuskil 600 meetrit. no selles suhtes nagu hea koht. Mhm. Kas on mingi stuudio, on see mingi salong või vastuvõtukoht või kuidas sealt nagu näeb, kas sul on mingid reklaamid üles pandud, tunneb ära mul see? otseselt reklaame seal nagu üles pandud ei ole, Mhm. aga ma olen nagu võlusalongi ruumides, tähendab, üks ruum on mulle eraldatud. Mis salongi nimi oli? Võru salong? Võlu, Võlumaa salong, seal on juuksuriteenus, iluteenus. Sellepärast ma just küsingi, et vaata siis inimesed, kes praegu kuulavad ja elavad Tartus, et otsivad võib-olla kohta, kuhu minna, et siis on nagu väga hea teada. Mhm. Võib-olla ei tule selle peale, aga ma saan aru, et sulle saab selles suhtes kirjutada või saab vaadata koduleheküljelt, nii nagu siin on praegu näha, et evekonstellatsioonid.ee. et sa sinna paned ka mingeid oma sündmusi üles või sa pigem, mis sealt kodulehekülje pealt nagu leiab, mis infot seal on? ei, ma sinna sündmusi ei pane praegu, sest kui ma individuaalselt rohkem teen, siis kui mingid grupi omad tulevad, siis nad on kas sellised tuttavad olnud, kes avaldavad soovi ja siis ma lihtsalt teen selle grupitöö ära. Mhm. aga muidu nagu individuaalne sobib mulle rohkem. Mhm. Okei, aga grupilisi, kui sa teed, siis sa teed ka seal nendes ruumides? ja, Mhm. Kas, kus ma tahan nüüd ütelda? Siis kui näiteks inimene tuleb, ma vaatasin praegu su koodi praegu siia alla ja mul tuli meelde see, et meil oli jutuks sinuga nendest 8-st, et ma räägin alati, et need inimesed, kellel on 8 siin edukuse koodis, no see on lihtsalt, ma küll rääkisin sellest rahajutust, aga kui inimene tuleb nagu sinu juurde küsimusega, ma ei tea, äkki ongi juba tulnud, et kuule, tead, et rahadega on täitsa nii, et nagu üldse ei liigu. Et kas selliste küsimustega on sinu juurde tuldud või kas sul on kogemus, sa oled ennast nüüd uurinud ja puurinud, eks ju, ka, et natukene sellest rääkida, et see on tavaliselt ka selline väga aktuaalne teema, näiteks numeroloogiliselt ka, et miks inimesed mu juurde pöörduvad, et kus ta raha peidus on. Et kas sul on sellist kogemust, kas konstellatsioon aitab sellises osas ka? aitab ikka. See rahateema on täpselt samamoodi seotud meie vanematega, meie suguvõsaga, esivanematega. Nagu paljud rahateemad puudutavad tegelikult sõjaaega, Mhm. et kui seal need varandused võeti ära, ebaõiglused ja ülekohtud, need on kõik nagu rahateemadega seotud. ja sealt need emotsioonid, mis siis, kui ebaõiglus ja ülekohus on see, kui sul varandus võetakse ära või siis saadetakse hoopis kodumaalt minema. Mhm. kõik need olukorrad, mis nagu seal on läbi tehtud, aga on jäänud ikkagi see negatiivne emotsioon sisse, siis tegelikult ikka mitu-mitu põlvkonda järjest paneb seda emotsiooni edasi. oi, mul on hirm maja ehitada ja alateadvuses tiksub, et no järsku võetakse mul see ära. no miks see maja sul peaks ära võtma? Mhm. no ja kui sa seda hirmu nagu kogu aeg juurutad, no siis lõpuks ongi, pank tulebki, võtab ära, kui sa pangalaenu Mhm. peale oled teinud. aga kas see konstellatsioon aitabki siis nagu tulla sellele selgusele, et kelle hirm see on ja siis ka kuidagi nagu vabaks lasta siis selle hirmu, et see Mhm, kuulub sinu mhm, vanaisale mhm. ja nüüd sa oled nagu vaba ja siis sa tuled, jee, nüüd on mul kõik korras, siis ikkagi läheb nagu aega sellele, et kuidas selle, räägi no, natukene. no tegelikult nendele halbadele asjadele tuleb anda ikkagi süsteemis koht, et siin muster ei korduks. Mhm. Sest paraku see konstellatsioon on seotud ju ka alateadvusega Mhm. ja ka sinu hingega. et see, mis seal alateadvuses on, ega sa suurt sinna kätt ette panna ei saa. kui ta ikka sul mingi teemaga välja tuleb, siis jah, siis lähedki lõpuks sinna esivanemate juurde, vaatad, mis seal lahti on. kui seal midagi ei ole, siis tuleb iseendasse ka vaadata, et mingid asjad juurutad ise ka kuskilt poolt, ma ei tea. aga ikkagi esivanematega on väga palju seotud ja vanematega. kui Mhm. paari suhe näiteks vanematel on halb ja siis olen mina see, kes ütlen, mina ja posteljon tuli külla.
no nii. purjutarjes mm,. kui suhe on mõtlesin, halb, et jäi sul meelde, mis sa rääkisid praegu? kui suhe on halb, eks ju, ja sa näed seda noh, vanemate pealt, eks ju, ja sina tahad nagu paremini elada ja sina võtad õigeid otsuseid vastu ja teedki seda omast arust ja siis su suhe jookseb kokku ja siis vaata oma vanemate peale, et me ei saa nendest üle ega ümber minna, vaid meil on vaja vaadata, miks toimus niimoodi, mis seal oleks võinud teisiti minna. kui me selle ära õpime, siis on võimalik täiesti teistmoodi suhet ka luua. aga aga mul tuleb jah, sinna selliseid inimesi küll, kes tulevad paari suhet, et ma leidsin selle suhte ja siin on nii palju armastust. Ja kui sa siis selle pildi seal üles paned, siis üks ei näe teist ja teine ei näe teist. see võib Et kui päris see hirmus armastus olla. on, et see on lihtsalt nagu mingi emotsioon, mida me kõik tahame. Ja siis on see koht, et kui me selle armastuse saame, siis me ei oska seda armastust vastu võtta. Meil ei ole kuskile võtta, kui meie esivanemate suhted on olnud tule eile meile. Mhm. See on nii huvitav, nii nagu ma räägin, et numeroloogiliselt mina jällegi ütlen, et uurige, kes te olete, ehk siis no mida saab läbi sünnikaardi kõige paremini teha, siis seal tuleb nagu mingi 30 numbrit sinu kohta, eks ju, siis need miinused, nendega peab tegelema, tahame või ei taha, on ju. ja siis samas ka see, et õppida tundma oma paarilist, et mis noh, sünnipäevast ainuüksi juba, nii nagu ma räägin ka oma Youtube'i kanalil väga palju sünnipäevanumbritest, et see temperament tuleb sealt välja, et me ei saa inimest muuta, aga me saame arvestada juba, vaata nii nagu teie ka konstellatsioonis, igalühel on ju oma lugu. et niimoodi läheb issanda päike lõpuks looja, kui me kõik siin niimoodi läbi kakume, aga juba see pisikene samm teha, et sina oled 8 näiteks, Eve, eks ju, 8. päev sündinud, ma olen 16 päev, et juba seegi nagu aitab hästi palju paari suhtes kaasa, või siis kasvõi koostöös. aga millegipärast tahtsin jubedalt seda ütelda praegu välja, et siis mul on üks selline küsimus, et aga mis teemadel kõige rohkem sinu juurde nüüd on tuldud, kuna sa oled 8 aastat ikkagi seda teinud ja individuaalselt sul meeldib kõige rohkem teha, et mis on selline teema, mis kogu aeg ikkagi kordub, ütleme kuust kuusse, aastast aastasse Paarisuhted. ja vaata kuhu vihta Paarisuhted ja teine on siis nagu raha teema. mm. -hmm. Need, Need mis, on kaks põhiteemat. muidugi on ka, tulevad noh, leinateemad siis ja haigused ja aga see võib niimoodi olla, et kui inimene tulebki mingi ühe teemaga sinu juurde, siis see ju tegelikult võib rulluda hoopis kuhugi, ma ei tea, kuhu välja, on ju? nojah, ja lõpuks rullub sellise teema juurde, kus nagu ta ei pea seda teemat mitte millegiksi, aga tegelikult oleks see nagu juurpõhjus juba. Mhm. Üks klient tuli nagu toitumishäiretega Mhm. ja siis ta ütles, et noh, oleks nagu kõik korras, aga ta ei saa aru, miks ta ei taha süüa või noh, see teema oli ta. ja tegelikult tuli siis lõpuks välja ikkagi ema-isa suhe. ja see oli päris korralik seal taga. ema ja isa elasid niimoodi koos, et noh, peab elama koos. Mhm. noh, võimalik, et seal on ka kunagi armastus olnud, aga see on kõik ära kadunud. aga tema oli selle teema sees, kuidas nagu ema ja isa üksteist süüdistasid Mhm. ja see teda mõjutas, küll ta tahtis emale hea laps olla, küll ta tahtis isale hea laps olla. aga noh, lõpuks tõmmatakse sind pooleks selle. ja siis kui sa oled emale hea laps, siis reedad isa, eks ju. kui oled isale hea laps, siis reedad ema. ma ei taha ju kummalegi halba teha. ja sealt tuli ka mingisugune ta noorepõlves mingi teema,
ja, ja nii oligi ja järjest nüüd ta on endaga tööd teinud ja ta ütleb, et ta tunneb rohkem inimesena kui kunagi varem ennast. aga ma saangi aru, ma vist enne juba küsisin ka, et vaata, kui inimene tuleb selle mingi küsimusega, siis see ei lahene ju, see tuleb, kuidas ma ütlen, tahtsin ütelda, et see ei lahene ju kohe ära, eks ju, tegelikult sa jõuad kuidagi selle ühe seansi ka juba sinna kuhugi nagu juurpõhjuseni. no see on see mõte või see, mida te mõlemad nagu soovite, et jõuaksite sinna. aga seda tähendab seda, et seda peaks veel võtma mingid teatud korrad, niikaua kui sa saad seda nagu lahendatud üleüldse. no sa lahendad seda asja sinnamaale, kui sa tunned endaga rahu. Mhm. ega sa ei pea siis ju enam, noh, mul on kõik hästi, no mis ma lähen sinna. aga see oleneb ikkagi jälle suguvõsasüsteemidest, et kui see suguvõsa on noh, selles mõttes, et suht okei, siis jah, võib-olla tõesti ongi üks-kaks tööd ja sul on asi paigas, kuhu sa kinni oled jäänud. teed sellega töö ära ja tervened ja lähed edasi. ja võimalik, et polegi rohkem vaja, eks ju, et sul on lihtsalt mingit tõuget vaja. aga on need ikka ka, kes jah, teevad endaga tööd Mhm. ja näevad, et ongi vaja tööd teha, et mis siis ikka. no minu meelest siin iseendaga peabki kogu aeg tööd tegema, et kellega siis ikka teed, et kahekesi endaga ju me oleme hommikust õhtuni ja nii nagu räägitakse, et kunagi kui lahkume, siis oleme ka viimased, kellega me koos oleme, oleme iseendaga. et minu meelest see on nii selline nagu lõputu lahe elu veeta iseendaga aega, et no ma tahaks vahele öelda seda, räägi. et ma olen küll niimoodi mõtelnud, et kui ma nüüd selle kõik ära teen, siis aitab küll ja siis ma nüüd alles hakkan elama. ja siis selgub, et tegelikult sa kogu aeg teed endaga tööd, mitte et ma teen mingi töö ära ja siis on kõik. see kunagi oli mul noorena niimoodi, et ma mõtlesin, et oi, kui ma selle nüüd kõik ära teen, siis ma võin juba oma elu elada. tegelikult elad sa kogu aeg oma elu. noh, Ja samas on see, et nüüd, kui ma vaatan su koodi uuesti, siis nii meil käis Peep Vain siin ka külas ja Peep Vainul on ka 2 korda 7, siis minul on 3 korda 7, nii nagu ma ütlesin, aga see viitab sellisele vahvale asjale, et kui sa nüüd ütlesidki, et sa teed nagu selle asja ära, aga ega su hing ei rahune maha, sellepärast et sul on nagu sipelgad püksis, sellepärast et need, kellel on 7-meid nüüd siin edukuse koodis, see tähendab kogu aeg seda, et sa otsid endale uue väljakutse, siis sa siputad seal seepärast, et sa ei tea, kuidas seda lahendada ja siis, kui sa selle ära lahendad, siis sa mõtled, et vau, ma olen võitja, noh, iseenda jaoks loomulikult, eks ju. natukene nagu tahaks niimoodi chill ida ja siis mingi aeg tunned, et mingi väljakutse tuleb uus, on ju, keegi seal pakub midagi, keegi ütleb midagi või siis seoses kliendiga sul tekib mingisugune mõte või kasvõi see, et ta tuleb uuesti mingit situatsiooni sinuga nagu lahendama ja siis mõtled, see on ka jälle sulle nagu selline 7 viitab kriisisituatsioonidele, sa oled nagu transformeerija, ensiks vaata, enne nagu ennast transformeerid ja siis ka seda, et läbi sinu transformeeruvad teised inimesed. Et sul on väga huvitav veel 8 ja 7 kahekesi, et see on nagu see, et su ülesanne nagu ongi justkui olla inimestele just abiks, et nad saavad enda sees seda restarti kogu aeg teha ja pääseksid oma sellest jamast lõpuks nagu vabaks. ja ma olen sellega täitsa nõus. jah, ma toon alati sellise kriisiolukorra näite selles suhtes, et ma arvan, et sul võiks arvatavasti on ka selline asi, et üks-kaks lihtsalt mõtled, et aga kutsuks täna külla näiteks mingisugune, ma ei tea, õed-vennad, ta-ta-ta ja siis ongi kriisiolukord kohe, naks valmis. seepärast siis peab hakkama mõtlema, et kas kodu on piisavalt korras, toiduasjad peab kõik siis muretsema, on ju, veel kui elukaaslane sul kõrval on, siis see on üldse perse peal ja mõtleb, et kus sul selline mõte on ja juba helistasid ära ka neile kõigile, kuidas me jõuame 2 tunniga kõik hakkama saada. noh, et sinul on ka seda temperamenti, et see oli nüüd üks näide, aga sul on seda. on, aga vahepeal ma neid eksprompt asju nagu väga ei taha ka. et mida tahaks ära hiilida, aga üldiselt, kui mind nagu sellisesse olukorda pannakse, kus on nagu jah, kriis või midagi sellist, siis ma imekiiresti hakkan lahendusi otsima. just. et mul ei ole see koht, mis nüüd saab, vaid jah, liikumine hakkab kohe peale. ja tead, mis, kallis Evekene, nüüd numeroloogina ma ütlen, et ega sa ei pääse kuni sinna kirstuni sellest transformeerimisest, sellepärast et kui sina iseendale seiklusi ei korralda,
siis sinu eest korraldatakse. parem korralda iseendale seiklusi. seepärast, nii nagu te siin kutsute mind, et ma olen naine, kes tõmbleb siin kätega ja siis kellel on HTH ja mida iganes. see ongi minu temperament, sellepärast et ma kogu aeg tekitan endale väljakutseid ja siis mul on juba on mingid podcast'id, siis mul on mingid muud asjad. ja mul ongi vaja niimoodi siputada, sellepärast et iga kord kriisiolukorras me kõik areneme, nii nagu sina ka, Eve, kui sa nüüd mõtledki mingi asja peale. No ütleme, üks lihtne asi oli see, et sa tahtsid ju teha konstellatsioone, kust ruume saada. nii, ruumi oli vaja mõelda, on ju, koht, kus teha seda. siis sa otsisid asju, kohti. mis näiteks 7 teine versioon on see, et aga milleks mul seda vaja on? kes mind tahab? kas ma leian kliente? saad aru, sa võtad riski, siputad oma mahlades, sul on hirmus, aga ikkagi nagu sees on mingi karje, et sa pead selle ära tegema. sa saad aru, on ju, Mm. kuhu ma viitan. sul kindlasti käisid läbi miljon mõtet, kui sa selle lõpuks ära tegid ja siis mõtlesid, et no mis edasi nagu. raudselt, ma usun seda. tahad rääkida? ja on niimoodi, aga nüüd olen ma vaadanud, et kui ma mingid asjad olen endas nagu maha rahustanud, tervendanud või kuidas parasjagu seda võtta, siis asjad nagu, mis ma ette võtan, need kohe nagu liiguvad. Et ma ei pea sinna lisaenergiat panema ja öösel võib-olla üleval istuma, et mingeid plaane üles panna või mõtelda. Et nad lihtsalt niimoodi, niimoodi saab ka või. Et lihtsalt käid mõtte välja ja mõte toimib kohe. no vaata, minu meelest on see, sinu näide oli praegu väga hea, kui sa teed asja, mida sa armastad, siis meid justkui nagu juhitakse. sa ka kindlasti tunned, 7 on tegelikult ka see märk, et sul on inglite toetus väga tugev. minul on ka 7 seal ja kui ma ikka siin tatim olin, siis ma nagu, no mulle meeldis alati uskuda, et keegi kuskil aitab meid. aga nüüd, kui ma teadlikult tean, et 7 on inglite toetus, siis ma ütlen, et no päris lahe ju nii vahva, et Kuskile toetuda. ja samas on see, et teate, ärge muretsege teie kallikesed, kellel nüüd ei ole 7 siin edukuse koodis niimoodi, et aga kui me teeme lahti teie sünnikaardi, siis väga paljudel on seal 7, isegi kui sa oled sündinud seal näiteks 1. jaanuar 1900 mingisugune 90 näiteks 8 ja väga suur tõenäosus on, et sul on seal sünnikaardis 7. ja kui ei ole, küll ma ütlen, seal on teisi numbreid ka, mis tähendab seda, et teid toetatakse, nii et ärge nüüd mossitage seal ekraani teisel pool, et mul ei olegi 7. kõigil. ma arvan, et kõik numbrid on head, et annavad absoluutselt. toetust ja negatiivsust ka kahjuks, jah. Aga läbi negatiivsuse me õpime tegelikult head. ja mina ütlen, jah, lõpeta oma lause. Et läbi negatiivsuse me õpime head vastu võtma. ja patarei on vaata siis hea, kui ta on laetud ja tal peavad olema laetud mõlemad pooled, miinus ja pluss. et mina ütlen siis numeroloogiliselt seda, et me alati oma miinused sätime sinna parema plussi poole peale. aga mis tähendab laetud negatiivne pool? ma praegu ise just mõtlesin selle välja, on see, et sa oled teadlik oma miinustes ja hoiad nad kontrolli all. mitte see, et ma olen jah, selline otseütleja, päris lahe. ei, suu kinni, rahulikult jälgid mängu, lased mehel olla mees, mitte ei ole maskuliinne naine. see on minu probleem, sellepärast ma teile seda räägingi kõva häälega. mina tahan ikka panna rusika lauale, ütlen, nii on asjad. ja siis ma mõtlen, op-op-op, Merike, kui sa nüüd seda niimoodi teed nagu alati, siis hakkavad teised energiad majas käima. siis ütlen, et ma ei oska, tee ise ja noh, saate aru, onju, siis ma tean, et nii paljudel naistel on maskuliinseid numbreid, sina ka printsessikene siin praegu naeratad, sul on üks naiselik number 2 ja teised on kõik maskuliinsed. ja ma tean seda. ma olen suht selline, kes tahab kõik ise ära teha ja nii ongi. ja nagu sa ennem ütlesid, tõmban pehmeid mehi lähedale. ja siis on see koht. ma ütlesin eetriväliselt talle, et sul kindlasti on mingid nõrgad mehed olnud elus ja siis Eve naeratas, ütles, et on jah. seepärast meil on Evega edukuse koodi lõpuosa on sarnane. ja noh, mis siin on, tõmbad ligi neid nõrku mehi, tegelikult on see, et me ei lase endal olla naised. siin on see koht, et me peame naiselikkust harjutama. kui te nüüd vaataksite mind ekraanist allapoole, mis mul on kogu aeg jalas, püksid. mis Evel jalas on, ma tean, ma nägin, ta liikus püksid ja mulle väga meeldivad ja paned seeliku selga, nagu ei oska olla, ei tea, kuidas jalgu hoida, onju. ja täpselt nii.
Oh, aga püksid kohe nagu kala vees. jah, nagu nii peabki olema. tead mis, aga ma arvan, et me nüüd, õigemini mina muutun väga elevaks siin juba, see on võib-olla märk sellest, et nüüd peaks äkki käima uuesti läbi, kui inimene nüüd tahab sinuga kontakti. võtame siis niimoodi, et sa tegeled seal Tartus, kuidas sinuga peaks kontaktis siis olema? ütle ise oma häälega, et kuidas inimesed saaksid kontaktis olla sinuga? Facebookis, Messengeris, siis on meili teel. äkki nimetad ka kõik need Messengeris, mis nime nad sisse trükivad ja meil ka, ütle ka palun välja. Facebookis on minu enda nimi, Eve Kants. Mm. meiliaadress on evekants@gmail.com Mm. ja koduleht on Eve Konstellatsioonid. Mhm. ja sealt kodulehekülje pealt ka juba viitab kindlasti sinna sellele kohale, kus sa vastuvõtte teed, eks ju. ma ei ja, mäleta, mis see on oli. kirjas. ja, jah, ja seal kodulehekülje peal on minu teada ka olemas meiliaadress mhm, ja telefoninumber on ka. mhm. aga noh, telefoninumber on see koht, et kui nad tahavad helistada, siis nad leiavad selle kodulehe pealt üles ka. ja, ja, aga millist kohta sa ise kõige rohkem eelistad, et kuhu võiks kirjutada? või ei ole? tegelikult mul siin eeliseid ei ole, ma vaatan kõike nagu läbi, kus miskit on. mina olen selline häälsõnumite tädi, et mulle meeldib alati, kui Messenger või Whatsapp, aga Whatsapp eelistab, et ma annan kõigile numbrid, aga ma ei anna seda, nii et Messenger ja siis me liigume sealt edasi. et no selle jah, Whatsappis on ka ju, see on ka üks koht, et ja, et tead mis, aga siis samamoodi need, kes nüüd kohale ei saa tulla, siis nendel on täpselt samad kontaktid ju on ju, et näiteks mina, kes ma olen Soomes ja tahaksin sinuga siis saada seda seanssi, siis sedakaudu ühenduses olla, aga äkki sa annaksid veel sellised väiksed juhtnöörid inimesele, et kuidas, kui ta tahab nüüd sinu seda seansile tulla, ütleme individuaalsest räägime, kuna sulle see kõige rohkem meeldis, milleks see inimene valmis peaks olema? hmm. no see, et ta ikkagi on nõus ennast avama. jah, see on nagu kõige tähtsam, sest kui sa tuled sinna konstellatsiooni ja mõtled, et konstellöör teeb su eest kõik ära, siis noh, see pole ju päris nii, et ikka jah, temapoolset, kliendipoolset avatavust on ka vaja, aga see on ka see koht, et on ka selliseid kliente tulnud, kes on suht kinnised olnud. siis, kui me hakkame vaikselt suhtlema, siis ta räägib oma kurvad sündmused ära, miks ta üldse nagu tuli. ma just mõtlesin ka seda, et kas sul on sisse nagu elamise selline hetk, no nii nagu sinuga rääkisime peaaegu pool tundi juttu ja ma mõtlesin, paneme nüüd juba salvestama, seepärast et juba nii asjalikuks jutuks läks meil ära, et sa soojendad kuidagi inimese sisse, et tal on ikka, turvaline olla mm.. ikka selles suhtes, et nagu küsin, Mhm. et millega ta nagu tegelikult tuleb noh, tööd tegema ja noh, läbi nende küsimuste inimene siis nagu avaneb, räägib oma loo ja siis hakkab temaga koos tööd tegema. aga kui siis näiteks kaugjuhtimise teel, kas sa kasutad mingeid abivahendeid ka selleks tööks või siis läbi küsimuste liigud tema sisse? ja läbi küsimuste ikka. Mhm. ja siis, kui kohale näiteks tulla, siis ma saan aru, et need tingimused on täpselt samad, aga kui kohal on, kas te teete seda istudes või vahepeal paned selle inimese liikuma kuidagi? Istudes ja liikuma ka Mhm. ja kirjutama panen ka kahjuks. ah soo no näed, kui olulised asjad, kui mina kodus olen, siis ja, ma pean ka võtma paberi ja pliiatsi hakkama kirjutama. ja jah, üks meesterahvas tuli no ta tuli küll naise sunnil sinna ja siis naine pärast ütles, et no mees oli ikka väga solvav, et ta peab nii palju kirjutama ka veel. ah soo mis teha? no näed, kui oluline asi selles suhtes, et aga äkki sa ütleksid veel sellist asja, et kellele see konstellatsioon üldse ei sobi? ma, no materialistlikud inimesed, need nagu
noh, ei võta seda nagu vastu või nende jaoks ei ole see noh, oluline. et nad arvavad, et nad saavad füüsilises plaanis kõik asjad paika panna. jah, sa võid niimoodi arvata, aga tegelikult need asjad ei käi päris nii. on vaja tunda vaimset maailma kui füüsilist maailma. ma olen sinuga samal nõul, sellepärast et me just enne Evega rääkisime jällegi eetriväliselt siin soojendusjutus, et kuidagi no just seesama materiaalsus ja vaimsus, et mida sügavamale lähed selle vaimsusega ja kuulad kõrvad kikkis ja tegeled sellega, siis seda huvitavamaks see läheb, see sagedus siin ja kuidas tegelikult siin sellel vaimsuse nagu issand, ma ei oska ütelda, selles energias liiguvad hoopis teistsugused ka materiaalsed energiad, et kui meid on kuidagi õpetatud just nii, nagu sa ütlesid, et su ema ütles, et noh, mis oli minu sõna, et korralikult tööd ei leidnud endale või kas sa korralikult tööd ei saa teha või kuidagi niimoodi, ma Mhm. saan aru. no nõukaaegne värk, vaata ikkagi, kui liini taga seal vorstidele jah, kiled jah. ei tikuta, siis ei ole nagu õige töö. või raamatupidamine on ju rahaga seotud hullult, aga sa saad ikka oma kuupalga. Mhm. Sa tegid suu lahti, vahepeal tahtsid midagi ütelda või? ei no siin neid tuleb taha, näiteks isal oli ikkagi, ta rasket tööd tegi, oli saeraamis, saeraami juht, aga noh, ikkagi nagu palke ja kõike seal tõstis, siis tema leidis, et ikkagi läbi raske füüsilise töö peab kõik tulema. Mhm. see on aga nii. tema isa süsteemis on nagu hästi töökad inimesed ka. noh, mitte seda, et ma ei saa öelda, et tema süsteemis ei ole töökaid, et tema süsteemis on samamoodi, et ikkagi nagu kõik peaks raske tööga tulema. no mis asja räägid midagi, mis asi, see ei ole see. ka Mhm. see, kui midagi füüsiliselt tugevalt ära teed, vot see on töö tegemine. jah, tunned kohe lihastes töötunnet, Et kui töömaitset. oled aia teise kohta tõstnud, vot see on töö. ja, nüüd siin räägin, see on lihtsalt ja mingi vaba aja kasutus. see on nii huvitav, tead, kui see tuleb välja numeroloogia sünnikaardis väga tihti paljudes nendes nurkades, mina ju näen ka vanemate neid karmanumbreid ja asju, siis ma räägin, igal inimesel tulevad omad need asjad. et miks konstellatsioon on näiteks hea minule kui numeroloogile käepikenduseks, et kui inimene saab oma selle sünnikaardi analüüsi, kirjalik või suuline, vahet ei ole, et edasi peate töötama ju teie kallikesed siis ju edasi oma nende asjadega, et ja siis siin ongi erinevad konstellöörid, kes seda teevad, kes Tallinnas, kes online'is, kes Tartus, kes Pärnus. et miks mul on väga hea meel, et sa Eve külla tulid ja rääkisid oma asjadest, et igalühel meil on oma inimene, nii nagu ma räägin, et numeroloogia on rohkem kui mina. et kui sa kuulad mind, vaatad, kuidas ma kätega vehin, on ju, kui sümpaatne ma sulle olen, siis vehime koos. kui ei meeldi, siis võta keegi selline vaiksem vehkija seal, et ja muidugi lähenemised ja koolkonnad on ka erinevad, nii nagu sina oled ja, kontrolöriks õppinud seal oma tehnikaga, siis keegi on hoopis teise tehnikaga, kasutab mingeid kaarte, lipikuid, lapakuid. meil on kõigil oma tehnika, et mul on nagu väga hea meel, et meid on palju ja meid on nagu igaühe jaoks. ja see, et sa tulid seda nagu välja rääkima mulle julgelt. Siin ma lihtsalt, ma ei tea, miks ma seda küsisin, kellele see ei sobi konstellatsioon, siis mina ütleksin ka, et numeroloogia või see sünnikaart, ärge võtke seda igaks juhuks lihtsalt, et noh, naabri Mann võttis ka vaata või Ants garaažist ütles, et väga lahe värk on, et võtsin endale. kui te ei ole valmis nendega tööd tegema, siis see on kirjalik materjal, mis on mingisugune peaaegu ligi 40 lehte tuleb sealt kirjalikult ja suuliselt on see, et ma ikkagi räägin sinuga suuliselt ja sina vastad mulle ja ma eelistan väga, et te teete minuga koostööd ja pärast on meil videokõne. kui te valmis ei ole selleks, siis noh, ma ei ole ka selle peal väljas, et nagu võimalikult palju tellimusi saada ja kuivalt nad ära teha. see ei ole minu missioon, minu missioon on aidata, see on sama nagu sina, Eve, arvatavasti ei taha, et keegi broneerib ja maksab ära, aga kohale ei tule. et see energia ei ole õige. et me oleme siin selleks, et üksteist aidata. ma olen sellega nõus. jah. kuule, ja ma tahtsin öelda, et noh, et konstellatsiooniga saab nagu tasakaalu kanda see ja saad selleks, kelleks sa siia maailma oled sündinud, seda noh, paremat poolt ka tunda.
ja mina annan sulle siin sünnikaardiga missiooni ja siis annan ametid, mida sa pead tegema. ja siis lähed kippa-käppa-kähke Eve juurde ja ütled, et näed, ma sain sellised kasutusjuhendid, kuidas ma nüüd ennast nagu regullin sinna õigele lainele. Siis see Eve ütleb, tule siia, istu maha, me teeme tööd sinuga. ma nüüd küll, ma ei tea, kuidas Eve teeb, nii et ärge võtke copy paste'i, nii et selles suhtes jah, mul on hea meel, et me olemas oleme, Eve, ja Evega võtke siis ühendust evekonstellatsioonid.ee, ma vaatan siin alla, et ma midagi valesti ei ütle ja siis ka Messengeris kirjutage. nii et vahvat edasielamist ja üksteise toetamist meile mõlemile, Evekene. see on tore, et sa, Merike, võtad suuna üles inimestele. aitäh, aitame teineteist, tšau. teeme nii, tšau.